võtan siia samasse laua taha siis istet või võtan enda koha sisse ja kutsun enda juurde järgmised striimerid. Palun siia Helsa, Stotter, Kerloks ja Stever. Ei. Tore, et te ennast niimoodi lahkusin ja autasite. Ühesõnaga, kutsusin teid siia, et läbi viia väike mäng. Mänguks on siis niisugune aliase tüüpi mõõduvõtmine, võib öelda. Aga kõigepealt loosiks välja tiimid. Ehk siis palun Helsa ja Kelloks. Laisid ees, jah? Valige kummast käest te soovite. Me oleme nagu juba laulu. Mul on vasak käeline. See on siis sulle. Ühesõnaga, number 1 tiim saab endale Steveri, number 2 tiim saab endale Kelloksi. Või vabandan, Stotteri. Kui meil nüüd tiimid on siin moodustunud, siis alustame kõigepealt siis sõna seletamismänguga. Ühesõnaga, härra Kelloks ja Stever, te olete tiim number 1 ja Elsa ja Stotter, te olete tiim number 2. No see on juba nagu paika pandud, ma aru saan. Ei, no ei tasu nüüd kõvatama ka hakata, ega see aasta nii kõva ka ei olnud. Ühesõnaga, kõigepealt palun siia tiim number 1. 11 võtke palun pulti siia, selle mikri taha. Teisele ma annan selle mikrofoni ja palun siia. Ja alustame siis sõna seletamismänguga. Sina seletad. Okei, ja ma olen valmis. Teil on siis ühesõnaga aega 40 sekundit, et seletada ära sõnad. Sina siis seletad ja Stever peab arvama. Kui jääd mingi sõnaga jänni, Edasi. ütled järgmine sõna Järgmine sõna. ja näitan sulle järgmist sõna. Okei. Ühesõnaga, kõik on selge. Kui nüüd tekib näiteks olukord, kus on mõni sõna, mis on võib-olla lihtne, eks ole, näiteks ütleme näiteks valgus või midagi, käega ei tohi näidata, nii edasi. Ühesõnaga, üritad sõnadega seletada ilma seda sõna kasutamata. Understandable. Nii, oled sa valmis? Ma olen valmis. Selge. Stever, kas sa oled valmis? Alati. Just nii, Kristjan. Nii. Kristjan. Jõekalda. Ahah. Ja teie 40 sekundit seletamiseks. Ma loen sealt, on ju. Just nii, läheb käima nüüd. Ronnib puu otsas, korjab, nagu korjab väikseid mingi tammetõrusi ja asja endale. Orav. Baasi. Jaa. Baasi. Keimerna. Ühesõnaga, nähtamatu sul baasis kõnnib ringi. Ta on juba surnud. Nähtamatu kõnnib sul baasis ringi. Hell jah. Kurat, kui maar. Kui sa mängid Monopoli, siis sul antakse... Kui sulle antakse Monopolis, antakse mängunupp... ma ütlesin selle ette, ei, see läheb edasi, jah. Läks läbi, jah. Ma paanika. Mitte, ei, see paanikas lihtsalt meid, no, see oli aru saada, et meid üritati praegu nagu... Jeppi, räägi. Ei, mäng on läbi. One? Ja aeg sai teil ka üks läbi. See oli... Ütle mulle, et siit eetrist käis absoluutselt kõik läbi. Obviously on aru saada, et me oleme liiga head ja meid veidikene taheti tagasi võida. Aitäh. Siit eetrist käis absoluutselt kõik läbi, kuid tiim 1 ehk siis Stever ja Kelloks suutsid skoorida 2 punkti. Nüüd palun siia tiim 2 seletaja. Valime siis Elsa, kuna me teame, et naistele meeldib hullult palju seletada, võib-olla mitte nii palju teha. Nii, Elsa, oled sa valmis? Ei. Ei ole. Stotter, oled sa valmis? Ma olen valmis. Kas võib ka segada? Segavad faktorid lülitame kohe sisse. Nii, ja teie 40 sekundit läheb käima nüüd.
Oh my god. Kui sa abielu mingi lepingut täidad, mis asi see on? Allkiri, leping. Nagu see üleüldine. Ta on... Liit. Mis asi? Nagu... Oh my god. Tehing. Kui sa näeta seda? Oota. Tehing on päris. Kui sa midagi teistele teatavaks teed, mis asi see on? Teavitamine, teavitus... Teise sõnaga. No, mis see, mis ta ütleb? Ma ei kuulnud, mis ta ütles. Eesti keeles. Kui ei tule, võtta järgmine. No järgmine. Jõgi, aga väiksem. Elsa, sinu aeg sai läbi. Nagu me nägime, siis naistele meeldib palju seletada, aga mitte väga selgelt. Siin on vabadus hetkel. Nii. Nüüd aga võtame letti uuesti tiim 1, palun vahetage kohad. Ja nüüd, Stever, sinu ülesandeks ei ole mitte seletada, mis toimub. Kelloks. Palun sinna mikri juurde. Just nii. Nüüd sinu ülesanne, Stever, ei ole mitte seletada, mis toimub, aga ette näidata sõna. Selleks on sul aega 60 sekundit, samamoodi, kui on sõna, mis kattub millegagi, mis näiteks ruumis on, siis näpuga me ei näita. Oled sa valmis? Kas Kelloks on valmis? Ma olen valmis. Läheb Stever, selet hästi. Nii. Ja aeg algab nüüd. Pussitama. Kruvikeeraja. Kruvima. Võta järgmine lihtsalt. Tantsima, ballett, keerutama. No, võta järgmine lihtsalt. See on okei. Naine. Üks silm, pikk silm. Binokkel, ma ei tea, mis... What the fuck? Bro. Okei, järgmine. Mine uuesti. Uuesti? Ja mine uuesti sealt, kus sul pooli jäi, eks siis. Kell. Helikopter. Okei, jaa, no. Sinu aeg on läbi. Kuigi esimene sõna tuli üpris lihtsalt, milleks oli siis pussitama, siis ülejäänuga jäid mehed jänni, ütleme niimoodi. Nüüd aga on tiim 2 kord, kus siis arvajaks on Elsa ja siis ettenäitajaks, pantomiimtegijaks on Stotter. Omalt poolt luban muidugi, et ma siin kaasa teid kuidagi ei aita, et kui siin on toodud võrdlusi, et mina ja härra Kristo Protsent oleme nagu Margna ja Jõekalda, et Margna maksab kõik kinni ja Jõekalda tuleb pulli tegema, siis luban, et omalt poolt hoian kõrvale ja edasi-tagasi ennast ei liiguta, nagu siis Jõekalda või Haade Tanel. Nii, oled sa valmis, Stotter? Elsa, kas sa oled valmis? Selge, siis te aeg läheb käima nüüd. Lipsu sõlm. Lõikama. Vittu sa teed? Sorry. Hakkima. Saagima. Ma ei tea. Liputama. Raha. Raha viskama. Korjama. Lõikama. Noppima. Mida sa teed? Kaarte lugema. Jääkuubi. Lõikad, korjad, aednik. Kirjutama. Mine uuesti. Sorteerima. Ma ei tea, kaevama. Teie aeg on läbi. Suurepärane soovitus. Või sooritus. Kes tegi kahekülest paremini, kes halvemini? Kes suutis seletada asju paremini kui naised? Kahjuks, aga pean teatama,
et võitja ei ole teist. Kumbki tiim? Te lõpetasite viigis. Muidugi võite välja selgitamiseks on veel üks variant, see asub meil väljas, poksikindad kätte ja läheb kakluseks. Steve, sa tahad anda, Steve. Me kõik võitsime. Kaotasite teie, võitis ühiskond. Selge. Selge, aga palun oma kohtadele tagasi ja jätkame parimast parima gaalaga.